kursuse eestvedajaid Marit Kerli-Toosson ja Trakadeemia juhataja Siret Kämpel. Ja hakkame kohe selle sama valusa teemega pihta, mis siin juba läbi käinud, on see, et Eestis on võimalik kõrgkooli tasemel õppida lavastajaks, näitlejaks, lavakunstnikuks, stsenaristiks, režissööriks, maalikunstnikuks, skulptoriks, fotograafiks ja nii edasi, aga ometigi selline nagu kindel seisukoht on, et kirjanikuks õppida ei saa. Ja veel jõulisem seisukoht on just nimelt, et kirjanikuks õpetada ei saa. Et võib-olla sa veel õpid kuidagi omal käel, aga see on täiesti võimatu seda kuidagi õpetada, võib-olla isegi kuidagi ohtlik. Ometigi teie olete selle ohtliku ja kahtlase asjaga erineva pikkusega tegelenud. Nii et mul ongi üks küsimus teile kõigile just selle koha pealt sellise väikse enesetutvustuse asemel ka, et kuidas te jõudsite loovkirjutamise õpetamise juurde, et kas see oli jumalik või väga argine selline avastus ühel hetkel. Hakkame siit Meelikesest pihta. Tere kõigile, mina siis alustan. Et ma võin alustada kohe tsitaadiga viimase ettekandja karakteriseerimisviidetele. Mina olen seal punkt 3. Et kui te mäletate, siis punkt 3 oli see, et kõik me elame reaalses maailmas, kõik me peame raha teenima, kõik me peame midagi tegema, et ellu jääda. Ja 12 aastat tagasi tegin mina oma firma, kuna ma vahetasin eriala. Mul on akadeemiline haridus filoloogias ja peal on psühholoogia haridus, nii et mu igapäevane töö on psühholoogitöö. Aga kuna ma tegin oma firma, siis nagu minu superviisor professor Marre Polk ütles, et selleks, et hästi elada, tuleb hästi kasutada kõike seda, mida sa arvad, et sa hästi oskad. Ja ma püüdsingi siis hakata hästi kasutama kõike seda, mida ma arvasin, et ma oskan. Ja sealhulgas siis hakkasin lihtsalt kirjutamiskursuseid korraldama, alguses oma kolleegidele, sellepärast et psühholoogid ju ka peavad päris tihti vastama küsimustele, kirjutama artikleid ja nii edasi. Nii et nemad olid minu esimesed loovkirjutamise kliendid siis nii-öelda. Aga et sealt edasi juba leidis mind Rahvaülikool ja nüüd ma olen olnud Rahvaülikoolis 5 aastat, olen olnud 2 kursust aastast, olen teinud, need on 24-tunnised kursused. Ja ma pean ütlema, et ma olen ise ka väga-väga palju õppinud loomulikult nende kursuste tegemise käigus ja ma just viimase kursuslastele ütlesin, et see 3. romaan, mis ilmus paar aastat tagasi, et see on nüüd kirjutatud siis peaaegu kõike arvestades, mida ma teile siin õpetan. Nii et see on minu lugu. Aitäh! Mina ennast loovkirjutamise õpetajaks küll ei pea. Ma lihtsalt ilmun kohale vahel, kui Siret saadab meili, et nüüd on aeg tulla ja rääkida, mis sa vahepeal teada oled saanud. Ja nii on ka täna. Ma olen kirjanikuna pigem otsinud endale mentoreid kogu aeg ja kui ma mõtlen, et kogu aeg, siis see on võib-olla aeg kuskilt keskkooli lõpu osast, kus kirjandus hakkas mind tõsisemalt huvitama. Ja kuna ma selliseid akadeemialaadseid koole sel hetkel ei leidnud kuskilt lähedusest, siis ma lugesin suure õhinaga ja siiamaani loen kirjanike intervjuusid ja nende raamatuid kirjutamise teemal ja lihtsalt sellises nagu infonäljas olles olen kuidagi ise ennast niimoodi toitnud, oma vaimu toitnud ja mingisugused printsiibid on hakanud nagu korduma või on hakanud tunduma kuidagi õigemad kui teised või paikapidavamad kui teised ja ega ma siis nagu kade ei ole, et ma võin neid jagada inimestega, kui Siret midagi korraldab. Mul on tunne, et mind vist meelitas õpetamise juurde see, et ma varem pidasin ise ka hästi oluliseks seda, et ma tahan ise õppida, et ma tahan olla põhjalik, ma tahan teada, mis see on, millega ma tegelen, mis kõik need elemendid seal on, mis kõik erinevad variandid on. Et see suur uudishimu ja enda see õppimisvajadus ja ma tunnen, et praegu ka õpetamise käigus, et ma ise õpin õpetades kõige rohkem kui siis, kui ma ise olin ülikoolis näiteks.
et see on kindlasti üks asi, mis nagu selle juurde meelitas, aga et kas seda on võimalik õpetada või mitte, et eks inimesed on erinevad, igalühel on oma pagas, oma ettekujutusvõime, aga nagu siin me varem ka kuulsime täna, on mingisugused sellised elemendid ja tehnilised oskused, mida on võimalik harjutada ja et see kirjutaja oleks teadlik, et need elemendid, mis tal seal loos nagunii olemas on, et ta kasutaks neid teadlikult. Olen 2 käega Margiti poolt ja mul on hästi palju ühist sellega, et kuidas Margit asju näeb. Ma olen ka nõus, et kõige parem moodus ise palju targemaks saada on olla teiste inimestega ühes ruumis ja nendega asjadest rääkida. Mina hästi teadlikult väldin enda kohta sõna õpetaja ja kasutan enda kohta sõna juhendaja, sellepärast et mul on tunne, et ma ei saa kellelegi midagi õpetada, aga ma saan neid juhendada mingisuguses suunas, et nad saavutaksid midagi, mis neile oluline on. Ja mina sattusin õpetamise juurde nii, et mul on ka alati väga meeldinud õppida. Aga kui ma lõpetasin teatrikooli dramaturgia ja lavastajana, ma õppisin välismaal, siis ma tulin Eestisse ja ma olin Inglismaal puutunud kokku väga suure hulga, väga põneva uue näitekirjandusega. Ja Eestis näitekirjanduse skeene ei olnud väga värvikas. 10 aastat tagasi, siis ma mõtlesin, et ma võin ju ise kirjutada kõik need ägedad näidendid ära, aga siis ma mõtlesin, et palju kasulikum ja põnevam oleks, kui oleks palju inimesi, kes kirjutaksid palju vahvaid näidendeid. Ja siis oligi Trakadeemia esimene baaskursus ja nii algas minu teekond. No nii, lähme kohe hästi konkreetseks, sest inimesed on siin, et saada selgeid vastuseid, valemeid. Et selline kontrolltöö küsimus, aga mis siis on need alused, kas teil on mingisugused metoodikad, põhimõtted, teosed, mingid isikud, mille mõtete peale te olete oma selle loovkirjutamise õpetaja nagu rolli ehitanud või mis on just nimelt, mis on need metoodikad, teosed? Jim natuke juba viitas mingitele asjadele, aga mis on teie jaoks sellised ABC, mis aitavad teid edasi teisi aidates ja ka iseennast õpetajana aidates? Või täitsa vabalt võib öelda, kes soovib? No minul tuleb meelde Peeter Helme üks artikkel, kus Peeter Helme ütles, või kirjutas, et enne kui hakata kirjutajaks, tuleb hakata lugejaks. Ja see on äärmiselt täpne minu jaoks, et see on, mida mina oma kursustel koolitajana hästi palju rõhutan. Ei ole võimalik hästi kirjutada, kui me ei ole lugenud häid raamatuid. Nii et see on kõige tähtsam asi. Ja ma ei taha nüüd siin päris tsitaatide peale jääda, aga mul tuleb paratamatult ka Mikita meelde, sest Mikita on hästi toredasti ka kirjutamisest kirjutanud ja mul on see koolitusel ka Mikita laused mitme slaidi peal ja Mikita see lause, mis mulle hästi meeldib, kõlab nii, et kirjaniku jaoks ka lugemine on vaikne kirjutamine. Nii et tegelikult kirjandus on hästi suur inspireerija ja absoluutselt olen nõus, et ega väga raske ilmselt olekski kedagi tõesti õpetada kirjutama, vaid lihtsalt, et mismoodi mina mõtlen oma rollis nendele inimestele, kellega mina olen oma kursustel kohtunud, on see, et julgustada neid tegema midagi niisugust, mida nad naudivad. Kas sellest midagi tuleb? See on tegelikult ka olla selle protsessi sees lihtsalt olla selle protsessi sees. Ega siis see koolitus on ka ju nagu protsess, eks ole, et me teeme midagi seal koos, me sidestame palju, me teeme harjutusi, mis pakuvad väljakutsed ja samas võivad olla väga lõbusad, nii et see õppimine seal ja koos olemine on ka väga hea fun, eks ole, et see on lihtsalt, et me oleme koos, meil on tore olla, me teeme toredaid asju. Ja see on ka üks inspireerija ja see on ka motiveerija. Nii et see on see, mida mina praegu mõtlen. Kui on metoodika kohta küsimus, siis kipuvad kursused olema sellised,
et ma alguses olen pigem, et ma üritan nagu selle kursuse teha hästi mitmekesiseks, et on nagu kognitiivselt erinevaid stiimuleid, aga nagu üldiselt kipub olla niimoodi, et see kursuse esimene ots on hästi selline teooria, natukene võib-olla raske, et rohkem on infot siis vastu võtta ja et ma põhimõtteliselt annan mingisugused tööriistad kätte inimesele ja mida rohkem aega edasi, seda vabamaks ma nad lasen, et nad siis võivad vabalt neid tööriistu kasutada ja teha nendega, mis nad ise tahavad. Et umbes selline rütm kipub olema. Ma küsin, mis suhe teil on loovkirjutamise õpikutesse? Olete te mõne hea leidnud? Kas te kasutate mingisuguseid, praegu on hea võimalus ka soovitada, midagi, mis mingi üheks või teiseks eesmärk sobib või pigem ikkagi loovkirjutamise õpiku selline ei ole teie jaoks inspireeriv vahend olnud? Ma võin jätkata, et kuna stsenaristika käsiraamatuid on meeletult palju, et neid on ka selline erinev kvaliteet, on selliseid käsiraamatuid, kus on väga konkreetselt kirjas, et sul leheküljel 16 peab olema käivitav sündmus ja leheküljel 29 peab algama teine vaatus, mis on nagu meeletult jäik ja on väga eemale tõukav. Et see on, aga ja nad räägivad väga palju struktuurist, sest sellest on lihtne rääkida, see on midagi konkreetset, käega katsutavat, et ma saan teha nii ja nii ja nii ja nii, aga tegelikult, et minu meelest teooria on miski, mis kirjeldab seda, mis juba eksisteerib ja läbi selle me saame saada inspiratsiooni sellest, mis on varem tehtud, aga see ei pea olema rusikareegel, et ainult nii on võimalik. Vaid igal lool on, eks ju, oma struktuur, et selles mõttes struktuur minu meelest on pigem paindlik asi, et iga lugu nõuab oma sellist ülesehitust või. Aga tagasi raamatute juurde, et üks raamat, mida ma väga sageli kasutan stsenaristikat õpetades, on tegelikult näitekirjanikele ja see on Laio Seegri The Art of Dramatic Writing. Ja just sellepärast, et kuidas ta käsitab teemat, konflikti, tegelaste vahelisi suhteid, et need on sageli asjad, mida näiteks sellistes väga rangetes stsenaristika käsiraamatutes ei ole. Et see on nagu näidiseks üks raamat. Laio Seegri, jätame meelde. Siret, Jim, sooviti midagi lisada? Mulle meeldib Robert McKee's Story näiteks. Margit, okei. Ära ei viskaks, kui seini struktuur on seal väga nagu aga eks see on tõsi jah, et neid gurusid ja raamatuid on palju ja pigem, mis ma ise olen märganud enda puhul ja kaasvõitlejate puhul on see, et igalt poolt saab leida midagi, et seda ühte ja ainsat, mis ongi tore, et seda ühte ja ainsat piiblit ei ole ju loovkirjutamise vallas olemas, pigem on jube hea, kui inimene suudab haarata võimalikult paljudest erinevatest nagu distsipliinidest isegi seda endale vajalikku ja siis kuidagi moodustada iseenda mingisugune metoodika lõpuks, et mina näiteks ei ole välja töötanud, kuna ma ei ole ka õpetaja või isegi juhendaja mitte, siis ma ei ole välja töötanud mingisugust isiklikku mingit süsteemi ja üleüldse, kui hakata rääkima mingist süsteemist, siis ju tuleb kõigepealt defineerida, et kas me, mis laadi teost me tahame kirjutada, et kas see on romaan või see on novell, sina oled lühiproosat näiteks on ju õpetanud Mihkel ja see on ju täitsa teine asi, kui täispikka näidendi kirjutamine, mis on jälle omakorda teist. No aga jah, et mingisugused siuksed läbivad printsiibid, aga see ongi see, et kui lugeda neid käsitlusi erinevatest distsipliinidest, siis sealt hakkavad kooruma välja mingid ühisosad ja sellepärast on jube hea ja kuidagi minu jaoks näiteks kuidagi nagu rahustav saada teada, et laias laastus mingid printsiibid tegelikult kehtivad nii siin kui seal ja ma ei pea nagu ühesõnaga seda nagu vaeva nagu üksi ära vaevlema, et huvitav, kas ma nagu lähenen õigesti, vaid sa näed, et kõik nemad on ka jõudnud nendele järeldustele, kuigi nad kirjutavad erinevaid asju. Nii et ma soovitan lihtsalt jah, nagu lugeda mis iganes nagu näppu jääb põhimõtteliselt, aga story on mind näiteks mõjutanud küll. No see on hästi
hästi lihtne raamat ja tegelikult mõeldud gümnaasiumile, see on Martin Ehala Kirjutamise kunst, aga see on hästi kompaktne, seal on kõik olemas, et noh, näiteks kui ülikoolist on liiga palju aega juba möödas, siis seda üle vaadad, et miks mitte. Ja Varrakus on ilmunud Gilberti Võluvägi vist on selle suur võluvägi, jah, et see on ka täitsa tore niisugune väga isiklik lähenemine Gilbertil, et kuidas moodi tema on põdenud, kuidas ta on kirjutanud, kuidas ta on läbi kukkunud, kuidas ta on kõike seda teinud, aga et jah, et neid raamatuid tõesti on hästi-hästi palju ja aga et nii palju, kui ma olen creative writingu raamatuid, siis kas noh, lugenud, uurinud siit ja sealt vaadanud, et see põhisõnum ikkagi on see, et harjuta, kuku läbi, harjuta veel, tee veel paremini, kukud jälle läbi, nii, veel kord. Nii, et noh, et see, millest siin täna on ka juttu olnud, see, et see järjekindlus, püsivus, vaikuses olemine, enda üle mõtlemine, et miks mulle endale hästi-hästi meeldib neid kursusi teha, on just nimelt ka see, et see võib-olla läheb natuke sellest kirjutamisest kaugemale, aga et minu jaoks on tähtis, et inimesed saaksid iseendaga ühenduse ja kirjutamise kaudu me saame iseendaga kokku. Ei ole võimalik kirjutada läbi, ma ei tea, kellegi teise, isegi kui me elame kellegi teise sisse, loome talle selle 42 aastat vana ja ma ei tea, kapten, laevakapten ja isa-ema mõlemad, ma ei tea, Siberisse jäänud, mis iganes, me võime selle kõik välja mõelda, aga me ei saa endast mööda, kirjutamine on väga intiimne, väga isiklik. Ja et minul selle kõrval, et muidugi ma alustan, et mulle meeldib alustada struktuurist, et siis on nagu mingi raamistik, sest et ikkagi, kui me võtame hästi suure pildi, siis on ikkagi igal lool on algus, igal lool on lõpp, igal asjal on keskpaik, eks ole. Et noh, et see võib aidata inimest lihtsalt, et ta ei pea alustama algusest, ta võib alustada keskelt ja et see, aga et selle struktuuri ja selle idee loomise, idee leidmise, enda tundmine selle kaudu, et milline looja mina olen, et selle kõrval on kõik minu meelest hästi tähtis see, et kui inimene leiab enda olemasolule, enda elule mingisuguse tähenduse, me kõik vajame tähendust oma ellu ja kui me leiame selle tähenduse, selle loovuse, selle kirjutamise kaudu, minu meelest see on super. Korraks kõrvale võiks, kuna sa mainisid, et sa alustad struktuurist, et tegelikult see on hästi oluline, et kuna kirjutamine lood ja eriti pikad, mahukad lood, täispikad mängufilmid, romaanid, pikad näidendid on väga keerukad, siis nagu õpetatus on väga oluline see, et sa teed alguses lihtsamaks, et see lihtsustamine, et see oleks asjale ligipääs. Ja ma teen julmalt hüppan natuke teise teemasse, kui me jõuame tegelikult siia samma kohta tagasi. On see, et kes siis on see keskmine inimene, kes on see tüüpiline inimene, kes tuleb loovkirjutamiskursusele? Te olete näinud kõikvõimalikke inimesi, kas te oskate, ma ei tea, lahealaksid oskaks kohe kindlat vanust öelda, aga või on mingi elukutse esindaja, aga võib-olla täpsemalt, et mida ta otsib. Jah, siin on jällegi märksõnad läbinud inimene, kes otsibki võimalust enda väljendamiseks, ka muid mõtteid, aga olete te veel midagi märganud, mis kuidagi kordub või mis on nii-öelda nagu tüüpiline nendele inimestele või ütlete, et kõik võimalik erinevaid? Seal üks ühisnimetajat ei ole? Ühiseid nimetajaid kindlasti on. Näidendi kirjutamise kursustele tulevad sageli inimesed, kellele väga meeldib teatris käia ja kellel on kirjanduslikud huvid. Et väga sage on see, et inimene käib teatris, tal on hästi tugev emotsioon ja siis tekib mingisugune selline tunne, et aga äkki mina suudaksin ka midagi sellist luua, et tekib see tahtmine ja tegelikult võib-olla mingisugused mõtted ka endale, siis tekib see tung hakkab kuidagi kobrutama ja siis ühel hetkel ta leiab kursuse ja tuleb kursusele. Siis on, kui rääkida hobikirjutajatest, on veel sellised inimesed, kes mõtlevad kirjutades või kellele meeldiks mõelda kirjutades, et ta tuleb kursusele sellepärast, et mõista, kuidas endast paremini aru saada ja kuidas oma mõtteid paremini vormistada.
ja vahel see ongi selline rohkem eneses mõistmisele jõudmine, aga vahel tekivad tal ka kirjanduslikud huvid, et minu jaoks on need natukene erinevad asjad, et on ju täiesti sellised erinevad suunad olemas, et noh, ma arvan, et sina oma kursustel, Meelike, lähened ka selle psühholoogilise nurga alt, et inimesed saaksid neid oma lugusid kirja panna. Noh, mina näiteks ei ole nõus väitega, et iga inimese sees on romaan. Ei ole. Noh, selles suhtes, et igal inimesel on oma elu, oma tegemised, oma mõtted, oma suhted ja nii edasi, aga see ei tähenda, et tema sees on romaan ja see ei tähenda seda, et ta peab selle kirja panema. Või isegi kui ta paneb kirja, teised ei pea seda lugema. Noh, et ma ei ütle, et seda asja ei peaks tegema, aga see ei peaks olema selline nagu kultuuriline väide, et meis kõigis on kirjanik peidus. No ei ole. Selles suhtes, et täiesti okei on tegeleda kirjutamisega, sellepärast, et see mulle meeldib, ma saan sellest rahuldust ja nii edasi, aga see ei tähenda, et mul on kirjanduslikult midagi öelda ja need on minu jaoks erinevad asjad, et millal on see selline iseendaga tegelemine ja millal on see kirjanduslike ambitsioonide väljendamine. Meil Trakadeemias mul on olnud kirjuseltskond, et on olnud endiseid trakadeemikuid, kes tulevad teist vormi katsetama, aga on ka näiteks olnud insenere. Jah. Aga meil on BFM-is selline traditsioon, et kui meil on vastuvõtu eksamid, siis me eelvoorus laseme kirjutada lühikese essee, miks ma tahan teha filmi. Ja selline korduv mõte nendes esseedes on, et ma tahan muuta maailma. Aga küsid siis või lükake ümber, kus kõik mehed on? Mitte, et see midagi halba oleks, aga miks loovkirjutamiskursustel treffab, üldiselt on kursusel ikkagi mehi tunduvalt vähem kui naisi ja ometi kui vaatame kirjanikke, siis on kuidagi jälle see proportsioon teistpidi. Et miks on teil mingisugust vastust sellele või on see minu mingi vale tähelepanek? No, minu tähelepanek on, et kui ma räägin neist kursustest, mis ma teen Rahvaülikoolis, siis seal on nagu küllaltki kindel mall. Alati on üks mees kursusel. aga et loomulikult, kui ma teen näiteks kuskil firmades, ma olen koolitanud ju ka, ma ei tea, Tallinna linnaametnikke ja Praxise analüütikuid ja teadusagentuuri ja keda veel, noh, siis muidugi oleneb sellest, et mis kollektiiv on, et võivad ka ainult mehed olla, aga et ja kui Rahvaülikoolist rääkida, siis on tõesti, ja kui korra tulla selle küsimuse tagasi, et noh, et mis on minu kogemus, kes tulevad kursusele, siis see kursuse vanus, ma võin öelda, on nii, et alates 15 on kõige noorem, ma gümnaasiumi võtan, aga nooremaid ei võta. Ja 75 on kõige vanem proua olnud, kes tegi ka koha peal täitsa tegi raamatu välja, kleepis pildid ja noh, aga miks mitte, eks ole, et talle meeldis see. Ja kõige toredam põhjus, mis ma olen, kui ma teen avaringi, kui kursus algab, siis kõige toredam põhjus on olnud niisugune, et üks vanem proua ütles, et noh, ma olen siin Rahvaülikoolis juba käinud kõikidel kursustel ja siis mõtlesin, et tulen siia ka. Ja siis ta tuligi. No kui üldse vaadata täiskasvanuharidust, siis ongi ju nii, et naised õpivad rohkem kui mehed, et see on täiskasvanuhariduses laiem küsimus ja laiem probleem, aga siis tuleks nagu seda küsimust pigem vaadata, mitte seda, et miks kirjutamiskursustele just tuleb rohkem naisi, et võib-olla naistes on lihtsalt kuidagi loomuomaselt seda avatust õppeprotsessile rohkem kui meestel, et mehed hakkavad otsast tegema ja katsetavad ise ja siis läbi katse-eksitusmeetodi õpivad rohkem ja naised tahaksid, et keegi võib-olla räägiks neile natuke struktuurist ja paneks neid midagi lugema ja nii edasi. Need mõlemad on väga head lähenemised. Te ju esindate siin väga erinevaid žanre ja ka, kuidas öelda, erinevaid nagu eesmärke, kelle puhul ikkagi professionaalne, et selleks professionaalne kirjutamine, kelle puhul hobi kirjutamine, aga siiski missugused omadused, eeldused, mingisugused võib-olla mingi teatavad omadused, oskused peaksid ühel inimesel, ühel autoril olemas olema, et te saaksite temaga tööle hakata. Mis tal peab olemas olema? Või te ütlete, et vahet pole,
andke mulle üks inimene ja hakkame tööle või mis omadus ikkagi peaks olema, et te saaksite nendega alustada seda õppeprotsessi, mida te olete ette valmistanud? Ma arvan, et tal peaks olema mingisugune sügav huvi mingisuguse temaatika või mingisuguse idee suhtes ja see on justkui number 1 asi ja number 2 oleks järeleandmatus või mingisugune sihuke tohutu jaks nagu teha tööd siis ka, kui tegelikult ei taha teha tööd. Sest et kuigi ma ei ole mingisugust isiklikku loovkirjutamise süsteemi või selle õpetamise süsteemi välja töötanud, siis üks sihuke kandev printsiip, mis mind on algusest peale aidanud, on olnud see, et inspiratsioon on väga üle romantiseeritud nähtus ja inspiratsiooni najal ei ole võimalik mingisugust nagu karjääri küll üles ehitada kirjanikuna, et see on pigem miski, mida on lihtsalt nagu võib-olla mingist filmist tore vaadata, kuidas kirjanik inspireerub ja siis nagu loomepalangus kuidagi nagu paberid lendavad ja kuidagi kirjutab üle läbi niimoodi, sest et tal tuli inspiratsioon. ma ei tee kunagi. Mul pole kunagi olnud inspiratsiooni. ei, et kuidagi inspiratsioon tuleb töö käigus ja nagu see on võib-olla üks asi, mis mulle kirjutama hakates tundus kuidagi ehmatav isegi, eriti kui ma mäletan, kui ma mitte ei pidanud, aga kui ma tahtsin oma esimest romaani kirjutada, keegi ei käskinud mul seda teha, siis mis mind, mida aeg edasi, seda rohkem ma nagu kuidagi olin nagu kohkunud justkui, et miks see kõik nii kaua aega peab võtma, et mul on ammu see tuju üle läinud nagu, et see idee nagu meeldis mulle kunagi ammu, on ju, siis kui see inspiratsioon kohale tuli, aga selle teose vormistamine lõpuks on nagu mõnes mõttes sihuke, ma ei tea, et kui minu eest nagu üks asi, mida kirjutamine õpetab, on kannatlikkus. et see on nagu tohutu, kannatlikkust peab olema väga-väga palju. Ja, tõesti saan aru, et nagu, kuna ma olen perfektsionist, siis need etapid, kus see asi paberil ei ole perfektne, siis see on nagu väga vaevaline, aga see ongi protsess, mis nõuab aega, see, et jõuda selle nagu, et selleni, et see tulemus on selline, nagu sa see esimesel hetkel seda ette kujutasid, et selle üles otsimine, et see on vaevaline protsess. Ja. Ma natuke provotseerin teid selle koha pealt, et no, üldiselt te töötate ju grupiga. Võib-olla ka individuaalõpetaja, aga üldiselt te töötate ikkagi grupiga. Ja grupi sees ja tõenäoliselt te töötate mingisugustel mustandi põhimõttel, teil on ikkagi ju nii, et annate vastastikku tagasisidet ja too nüüd jälle uus versioon. See justkui ootab ikkagi sellelt autorilt, et ta ei saa nagu lõpuni resoluutne olla. Ta ei saa selline olla, et ei, siin on mu teos ja siin ma sõnu muuta ei saa. Et ta justkui ikkagi selline grupis töötamine nõuab temalt seda, et ta peab olema valmis kriitikaks, ta peab olema valmis ümber tegema seda, ta peab olema valmis kuidagi, ma ei tea, mis õige sõna on, sobitama ja siis ma olen lihtsalt osad inimesed nagu tundnud, et nad ei, mulle nagu öelnud, kardavad sellise grupitöö puhul just seda, et nad peavadki hakkama nüüd nagu oma sellist hingepõlemise tehtud asja kuidagi nagu pehmendama. Kas see on teie jaoks ikkagi vajalik, et kui inimene tuleb, üks autor tuleb sellise grupitöösse, ta peab arvestama sellega, et ta peab võtma teiste, ma ei tea, kas siis mõtteid sisse ja kriitikat sisse ja kuidagi sellega tööd tegema või võib kursuse nii läbi käia, et sa terve aeg ütled teistele ei ja lihtsalt kuulad ja kursuse lõpus tead, et su teos oli kõige parem. Sest sa nagu, et keegi ei suutnud siit ümber veenda või mis teie kogemus selles vallas on olnud? Minul on kogemusi täiesti seinast seina, on selliseid inimesi, kes ei usalda enda otsuseid absoluutselt mitte milleski. Ja on selliseid pujääne, kes ütlevad, et nii on ja nii jääb, et grupis on tore käia, aga minu teos on siin. ja need pujaanid on olnud kõige rohkem professionaalsed kirjanikud, kes on küll teadlikult tulnud kursusele, keegi ei ole neid relvaähvardusel sinna saatnud, aga nad tulevad sinna, kuulavad ära, ütlevad aitäh, aga ikkagi. Aga on ka mõned sellised nagu
kes ei ole veel professionaalsed, aga kes on tõesti nii enesekindlad, et veidi on juhendajana selliste inimestega raske, sellepärast et ma tunnen, et mina juhendajana pean ikkagi julgustama autoris mängulisust, et ta hullaks selle ideega nii ja naapidi, et ta katsetaks, ma ei tea, et dialoog oleks hästi lopsakas või dialoog oleks hästi napp ja et see tegelane oleks hoopis niimoodi või naamoodi ja nii edasi, ja kui keegi on väga jäik, siis see mulle tundub nagu, et miks sa minu mänguga kaasa ei lähe, et meil siin nagu kõik teeme seda, et tule mängi meiega. Et on igasugune, mul läks juba küsimus meelest ära. Sa vastasid väga hästi. Aitäh. Ma küsin teie loovkirjutamise õpetaja vastutuse kohta. Mis on siis teie vastutus, kui te ühe kursuse vastu võtate? Mis on nagu need piirid või ülesanded, mis te endale seate, et kas kursus on õnnestunud siis, kui sealt tuleb üks auhinnatud teos või teistpidi, et te olete rahul, kui inimeste ühesõnaga, mis on teie selles vallas nagu teie vastutused, teie ülesanded? Kui palju te sekkute sellesse protsessi üleüldiselt või kus te peate endale piiri tõmbata? No minu need kursused, kus on tõesti inimesi, on seinast seina, et on inimesi, kes tulevad kursusele, neil on juba mõned raamatud näiteks ilmunud. Ja samal ajal seal on inimesed, kes viimati kirjutasid keskkooli viimases klassis. Ja et see tase ja ka need soovid on ebaühtlased ja et seetõttu mul on raske panna niisugust nii-öelda päris sisulist eesmärki kursusele, aga et eesmärk on kindlasti julgustada, inspireerida, motiveerida, sest hästi tore oli ühe kursuse lõpus üks inimene küsis mu käest, et aga Meelike, et miks pärast sina kirjutad? Ja ma vastasin, et see on minu enesekinnitus. Seal on mina teen nii. Minul on need asjad tähtsad, mina kirjutan nii. Aga et see ei tähenda, et teistel on ju mingid teised põhjused või mingisugused teised asjad. Aga teine asi on, mul on kasvanud mõned grupid välja nendest, et mulle meeldib töötada nii, et tõesti, et see suurkursus on suurkursus, seal on 20 inimest, eks ole, see on suurkursus minu jaoks, aga kui on 5-7 inimest, siis on see isiklik kontakt parem. Ja mul on kasvanud välja nendest Rahvaülikooli kursustest niisugused väiksemad grupikesed, kus me tõesti juba igaüks töötab oma tekstiga. Ja sealt on ka nii mõnigi raamat sündinud sellest, mis on juba ilmunud ka ja peaaegu juba maha müütud, eks ole. Nii et see on hästi tore kogemus ja et see on see, mida ma tegelikult ka tahaksin rohkem teha, et igaüks saab selle kursuse käigus töötada oma tekstiga, seda ette lugedes, grupilt tagasisidet saates, töötades vahepeal ja nii kaua siis kuni selle tulemuseni välja ja nagu üks selle nii-öelda jätkukursuse liige ükskord ütles, kui tema käest küsiti, et mis te seal teete, siis ta ütles, et me kirjutame seal raamatuid. See kõlas väga uhkelt. Ma toon siia ühe nagu punkti juurde, võib-olla mis selle vastutuse teemaga haakub, on kaasautorlus. Sest te kõik olete aktiivsed kirjutajad ise ja see on ju keegi loob. Ja kuidas te tõmbate selle piiri, et teist ei saa nagu kaaslooja temaga, et ei hakka sest koos välja mõtlemine on hasarti tekitav tegevus, et kuidas nagu ühel hetkel aru saada, et nüüd on juba rohkem minu kui juhendaja mõtteid siin sees kui autori mõtteid või äkki see ei olegi üldse probleem, äkki kui see loomulikult inimeste ideed äkki kuidagi põimuvad, siis see ongi hea asi või on teil mingi väga selge süsteem, kuidas te väldite sellise olukorra juhtumist? Minu meetod on hästi sokraatiline, ehk siis kui ma midagi loen ja tagasisidestan, siis jah, mul on selle kohta oma arvamus ja üks asi on see, mis on oma arvamus, see oma arvamus ei ole üldse midagi, aga see, mida ma tajun, et kus on need tehnilised puudujäägid võib-olla, et kuidas tuleks struktuuriga töötada ja mida tuleks tegelastes arendada ja nii edasi ja nii edasi.
aga kui ma tagasisidet annan, siis pigem ma juhin ma lasen autoril rääkida, mul on tal hästi palju küsimusi, siis ta vastab nendele, tegelikult hästi sageli vastates saab ta ka, jõuab ise sinna välja, kuhu ma leian, et tal oli kasulik välja jõuda. See on nagu psühhiaater, et sa ei ütle, mis viga on, et sa lased inimesel sinna ise kohale jõuda. Et minu jaoks on see hästi oluline teema, et näiteks et õppejõud või õpetaja või juhendaja ei hakkaks tegema oma lugu. Et see on, minu jaoks on see täiesti selline keelatud tsoon, et selle koolituse käigus ja tagasiside käigus on pigem see, et sa tõmbad inimesest endast välja selle, mis tema sees seal on, ja et ta ise oskaks seda näha ja analüüsida. Ja isegi kui on nagu meeletu kiusatus, et see on nii äge idee ja ma teeks sellega seda ja seda, et sa ei saa seda inimesele ju peale suruda, sa ei saa teda panna kirjutama sinu lugu. Sa pead ikka laskma aidata tal kirjutada oma lugu. Et see minu jaoks on see nagu hästi, sest ma olen seda näinud ja ma tean, et tudengid on mõnikord kaevanud teiste peale. Et nii juhtub, et on see kiusatus olemasega. Ja, korra vaatan publiku poole. On teil tekkinud küsimusi, mida te tahate praegu esitada? Siis andke endast kuidagi märku käega soovitavalt. Okei, jah, siin on, ole ja kas nüüd meil ei ole mikrofoni enam muidugi. Siis ma ütlen ise selle veel ühe. Et ma küsiks tagasiside andmise kohta, et kuidas te tagasisidet anda? Või see silmas pealt, et kas kohe halba välja öelda või peab midagi või? Postulaadid, teie postulaadid tagasiside andmise puhul. Teie reeglid tagasiside andmise puhul, mis te olete endale seadnud? Minu meelest, et kui sa annad autorile tagasisidet, et see autor ei tohi minna sellisesse seisundisse, et ta on masendunud ja tahab minna koju nutma. Et kui sa tagasisidet annad, siis tagasiside peaks olema esitatud sellises vormis, et see on inspireeriv ja edasiviiv. Absoluutselt. Okay. Et seda saab esitada sellises võtmes, et sa ei anna hinnangut ja nii-öelda kritiseeri, vaid sa näitad võimalusi näiteks. Väike reklaam minu töötoale, aga mul on oma töötoas, mis nüüd pärast seda algab täiesti tagasiside kohta materjali ette valmistatud, et minu töötuba on siis, et kuidas ma loovkirjutamist õpetan, aga lühidalt ma ütleks ka, et alati, mina leian, et igas tekstis on midagi head ja midagi, mida saab paremini teha, absoluutselt igas tekstis. Lihtsalt see protsent varieerub ühele või teisele poole. Ja nendest asjadest tuleb rääkida, aga alati tuleb mõista, et mis on autori eesmärk, et mida tema tahab saavutada. Et üks asi on see, mida mina loen sealt välja, aga teine asi on see, et mõista, et mida ta tahab saavutada, et kas ta on sinna poole teel või ta on hoopis midagi muud teinud ja siis seda tagasiside käigus arutada, et eks neid teooriaid on erinevaid, et Madli Pestile meeldib vist, kuidas sa nimetad seda hamburgeri meetod, ehk siis hea, halb, hea on ju. Et alustad positiivselt, siis räägid selle konstruktiivse ära ja siis lõpetad jälle niimoodi positiivselt, et ikkagi inimene ei taha koju nutma minna, vaid tahab koju kirjutama minna. Et mina tagasiside andmine on ju ka hästi erinev, et kas sa annad suuliselt üks ühele, mis on minu üks eelistatumaid, igatahes kirjalik tagasiside on minu kõige vähem lemmikum tagasiside vorm. See on üks keerulisemaid asju üldse, et kuidas neid sõnu valida, et autor saaks aru, mida sa tegelikult mõtled, sest autorid võtavad ju kõike ka hästi isiklikult, kui see on mingisugune asi, millega nad on palju vaeva näinud ja nii edasi, nad võivad lugeda välja täiesti sellist asja, mida juhendaja ei ole üldse mõelnud, et minule meeldib kõige rohkem tagasisidet anda üks ühele või siis grupis. Ja igal tagasisidestamise vormil on ka omad sellised reeglid minu jaoks. Jah, ma olen ka täitsa nõus, et see tagasiside ei tohiks kunagi olla nii kriitiline, et inimesel läheb igasugune eneseusk ära.
ja et hästi oluline on tõesti näha seda arenguruumi, et mitte rääkida sellest, et mis on halvasti ja valesti, vaid rääkida sellest, et mis sellest võiks teha, mis siin veel võiks olla, mismoodi veel võiks seda proovida. Ja et minu üks meetodeid ongi see, et me võtame näiteks, ma ei tea, mul on slaidi peal mingi Postimehe hommikune uudis ja siis nad peavad sellest kirjutama, ma ei tea, armastusromaani alguse, ma ei tea, krimiromaani alguse, ma ei tea, teate politseile, mida iganes, eks ole, et proovida igasuguseid erinevaid asju ja grupis on ju hästi oluline tagasiside vorm on see, et tegelikult inimesed ei pruugi ju ka midagi öelda, eks ole, et me istume ju ringis, kõik näevad kõiki ja see üks inimene siis loeb ja teised kõik kuulavad. See on väga tähtis koht selle lugeja elus, eks ole, kõik kuulavad mind ja et seal polegi nii tähtis see, et juba et on vaikne, see on ju ka väga oluline tagasiside, eks ole, et keegi ei kolista seal ja ei lähe telefoni, eks ole, või mis iganes. Et ikka see arenguruumi märkamine on siin kõige olulisem. Ma küsin niimoodi, et kuidas seda sõnastada, mis on nagu piirid autoriga töötamisel, eetilised piirid kõlab imelikult, see jätab nagu mingi armusuhte küsimuse. Ma pean seda silmas, et autorid võivad tulla ju väga erinevate maailmavaadetega, väga erinevat tüüpi lugudega. Kas on mingi piir, kus te ütlete, et ei, sellise tekstiga mina juhendajana ei saa töötada või ma ei saa sind aidata? Kas teil on sellised olukordi olnud, millest need tavaliselt on tulenenud? Või te suudate kõiges jääda täitsa erapooletuks, vaadata puhtalt ainult tehnilist poolt ja ükskõik missugusele tekstile tagasisidet anda? Või on kuskil ikkagi mingi piir? Ma arvan, et ma ei ole kohtunud niisuguse olukorraga. Ikka on tekste, mis võib-olla tekitavad iseendas nagu mingi eetilise konflikti, aga iseenesest on ju ka minu jaoks kursustel väga oluline teha karakteriloome teemasid käsitledes seda laadi harjutust, et nii, et on slaidi peal inimese pilt ja et tuleb luua siis see karakter meelega ülekeeratult hästi-hästi positiivne ja siis ülekeeratult hästi-hästi negatiivne. Või et panna see tegelane tegema niisuguseid õudseid vastikuid asju, mida sa ise elus ei teeks. See on väga suur väljakutse tihti inimesele. Aga me kohtume siis tegelikult oma pahupoolega, kui me seda asja teeme, eks ole. Nii et teinekord on neid asju kuulata, neid harjutuse tulemusi kuulata, et kuidas on võimalik üldse midagi niisugust välja mõelda, aga samal ajal see on nagu väga äge, eks ole, et inimene julgeb tuua enda seest selle kõik välja. Ma arvan, et tolerantsus juhendajana teemade osas on üks olulisemaid asju ja mina kunagi ei sekku sisuliselt oma juhendatavate tekstidesse, aga ma arvan, et täiesti võimalik on, et inimlikult nagu mingite teemade puhul, mis minu jaoks on isiklikult tabuteemad, kui keegi hakkaks väga põhjalikult sellest kirjutama, on ka Eesti kirjanduselust viimastel aastatel ju mõni näide, kus on isegi kohtuni välja mindud teatud asjadega, et ma ei välista, et mul see piir ette tuleb, aga siiamaani mul ei ole küll kellegi teemadega mingisugust sellist probleemi tekkinud või kellegi lugude või käsitlustega. Ja. Jim, Margit, teil ei ole sellised asju olnud? Koolituste kontekstis võib-olla mitte, et pigem sellised mingid tööpakkumised on olnud sellised, et ise midagi kirjutada? Ja et on mingi piir, et ei, seda asja ma ei taha osaleda. Aga ma arvan ka, et mingisugused printsiibid on ikkagi piisavalt universaalsed, et isegi kui see temaatika ei ole endale juhendajana nii väga tuttav või südamelähedane, siis hea loo tunnus ongi ju see, et sa suudad nagu mingi enda väga spetsiifilise, võib-olla mingi väga isikliku huvi muuta kuidagi üldinimlikult arusaadavaks. Näiteks mõtlesin selle peale ükskord, kui ma käisin mitu aastat tagasi, kui oli see Brad Pittiga peaosas film, kas see oli Moneyball või kus ta oli selle pesapallimeeskonna on ju mingi manager või kapten või treener, vist treener või? Ühesõnaga pesapallimaailm
Eestis ei ole pesapall ju populaarne spordiala üleüldse ja selle spordiala mingitest aspektidest, eripäradest ma ei tea mitte midagi, aga see lugu oli nii hea, et mina pesapallivõhikuna ikkagi lõpuks kuidagi nagu hoidsin oma istmest kinni ja elasin kaasa, et noh, kuidas neil ikka läheb ja kas saavad oma selle rahastuse ikkagi taha nagu sellel meeskonnal, et sportlased ikka palka ka saaks ja et nagu trenniajad ikka oleks nagu õigesti pandud graafikusse, et see ongi see hea teksti tunnus, et sa suudad elada kaasa ka millelegi, millest sa muidu mitte mõhkugi ei tea. Aga räägime siis sellest ka, et mis siis on autoritele kõige raskem tihtilugu üldiselt? Jälle teha üldistust, on see struktuur, on see tegelane, on see dialoog, on see teema, on see hoopis mingi muu, kas aspekt tekstist või siis mingi protsess, mis selle juurde käib? Kus te märkate, et ikka ja jälle üsna paljud autorid kuidagi jäävad sinna kohta kinni, mis tundub, et on keeruline asi, millega tihti rinda pistetakse? No üks asi on kindlasti, neid on palju, ma usun, aga et üks asi on kindlasti see, et mitte ainult kirjutades, vaid ka muidu elus võib tihti juhtuda, et meie õla peal istub üks kuri kriitik, kes kogu aeg õiendab. Kogu aeg ta ei ole rahul, kogu aeg on midagi valesti, kogu aeg on midagi pahasti, kogu aeg ei kõlba. Võtke sellele kriitikule tuleb kõss öelda. See tuleb nagu ära ajada. Aga see on ka triki muidugi, sest kui ta päris ära ajada, eks ole, siis võib juhtuda, et mingid asjad, mis nagu suures piires, võib-olla ei ole väga toredad, aga siis hakkavad ka nagu väga toredad ja suurepärased tunduma. Nii et kuskil seal on piir, aga väga tihti on see, et inimesed on väga kriitilised enda vastu ja mina oma kursustel ikkagi algusest peale hästi ärgitan seda, et suures piires kõik on okei, et me loeme kogu aeg neid asju ette, mis koha peal valmivad ja et see on okei. Ja et see on rahustav, nagu see on turgutav. Mulle meenub Kertu Moppeli, mu kolleegi soovitus. Kertu on siis näitleja ja näitekirjanik ja lavastaja. Ta ütles, et kirjutada tuleb joovastunult, aga toimetada tuleb kainelt. Ja see on seesama asi, et millegipärast isegi kirjutades, mis on ju täiesti privaatne tegevus, tuleb ikkagi hästi sageli seista silmitsi oma sellise häbitundega ja enesekriitikaga, et isegi kirja panna mingeid mõtteid on vahel nii piinlik, sest et need ei ole vastavuses selle kõrge latiga, mis me oleme enda jaoks seadnud või mida me enda arvates peame nagu kvaliteetkirjanduseks või mingiks nagu tipptasemel loominguks. See, mida seal kokku käkerdad, lihtsalt ei vasta nendele ideaalidele seal töölaua taga, aga see ongi, see on tõesti suur osa sellest protsessist, saada sellest kuidagi üle ja ikkagi kirjutada ja siis, kui tulebki välja, et see on ilge käkk, siis ka see kuidagi üle elada ja ikka edasi kirjutada ka pärast seda, et mõnes mõttes pead olema nagu mingisugune järeleandmatu idioot kuidagi autorina, et ikka ma ei saanud aru, et ma ei oska kirjutada, ma ikka kirjutan edasi. Ja siis võib juhtuda, et lõpuks tegelikult tuleb midagi välja ka, aga ega muidu ei saagi. Kui nagu kohe jätta pooleli, siis ju ei jõua kuskile. Mul on tunne, et nagu erinevatel autoritel on erinevad asjad, millega nad maadlevad. Kui me räägime näiteks tehnilisest küljest, et siis äkki selline sagedasem asi, millega ma olen näinud, eriti pika teksti puhul, et see teose terviklikkus või ühtsus, et kui on hästi pikk tekst, et oleks ikkagi kõik selle osad oleksid sama lugu, mitte 3 erinevat lugu, et ta ei hakkaks laiali valguma, et see on juba tehniliselt ma olen tähele pannud, on see sage probleem. Aga jah, et nagu see teksti loomise mõttes on igal ühel omad asjad, et kas on siis see enesekriitik või ei ole püsivust või on mingid muud asjad. Jah. No see on siis mu töötoa teine pool. Sellele küsimusele vastamine. Et kui laias laastus võtta, siis
ma üritasin ka kuidagi üldistada, et mis need probleemid on enda jaoks ja minu jaoks jagunevad need kaheks, et on mingisugused autori nagu psühholoogilised probleemid, selles mõttes, et mis on seotud näiteks enesekindlusega ja järeleandmatusega või tahtega kõik see nurka visata ja sellised asjad. Või et näiteks kui jõuda loos mingisugusesse keerulisse kohta, siis on mõned autorid, kes kirjutavad mingit lugu, siis läheb keeruliseks, siis mõtlevad, et tegelikult mul on teise loo mõte, mis on palju parem mõte. Ma viskan selle nüüd nurka ja hakkan uut kirjutama. Ja siis ta hakkab uut kirjutama ja ta jõuab tegelikult täpselt samasuguse koha peale. Et kui sellist nagu mustrit märgata, siis on see kindlasti midagi, millega tuleb tegeleda. Ja teine ongi siis on sellised tehnilised küsimused, et kuidas lõppudega tegeleda ja mida teha, kui on valge lehe hirm, kui kirjutad ja mida teha siis, kui jõuad tupikusse ja mõtled, et mul ei ole enam mitte ühtegi mõtet, mitte millegi kohta ja see lugu on täiesti nõme ja nii edasi, et need on sellised tehnilised asjad. Minult on, kui loovkirjutamise õpetajalt kõige tüüpilisem küsimus on ikka, kust inspiratsiooni leida. Aga mul on tunne, kui ma vaatan jälle, kui inimesed kirjutavad, et selles ei ole kõige tõsisem küsimus, vaid milleski muus, mida ma ise kirjeldan sellena, et minust ei ole veel romaanikirjanikku saanud, kõige lähemale ma jõudsin 6. klassis. Kui ma 2 päeva kirjutasin 17 lehekülge väga võimsat lugu ja rohkem ei ridagi, sest ei tulnud enam ühtegi mõtet. Ja tollal ma ei osanud seda selgitada, ma lihtsalt mõtlesin, et aga tänaseks ma saan aru, et küsimus oli, et ma just selle esimese inspiratsiooni puhangu pealt olin selle esimese mõtte ära kirjutanud, aga jõudsin esimese seinani, nii öelda. Ja nüüd tulla selle mõtte juurde, et kuhu see lugu võiks edasi minna või mis üldse, miks ma seda lugu kirjutan, nendele küsimust ma ei osanud kuidagi vastata, ühesõnaga selline plokk mulle tundub palju tõsisema probleemina. Just kui see esimene inspiratsioon, see esimene õhin on läinud. Nüüd teie hea võimalus jällegi konverentsi pealkirja silmas pidades, mõned valemid trikid, kuidas siis nendest plokkidest jagu saada? Mis aitavad uuesti ree peale? Olles siin värskelt saanud sellise põhjalikuma kogemuse sellest, mismoodi töötab reklaamimaailm, mis on ju ka selline suur loov isikute, see on see risttee, kus kohtuvad loovkirjutajad, ma ei tea, mis iganes, disainerid, kõik nagu loovinimesed kohtuvad siis majandusinimestega või mingi tootmisüksuste juhtidega. Et seal sageli, kuna reklaamindus töötab nii intensiivselt ja seal on sageli vaja nagu ühes päevas mingi 5 kuni 7 geniaalset ideed, alustades stsenaariumitest, lõpetades mingite jogurtite nimedega või ma ei tea, kindlustuspakettide tunnuslauludega, mis iganes, et sageli ei olnud seal küsimus selles, et mul ei ole praegu head ideed, et ma ei tea, kus seda nagu, et mul ei ole inspiratsiooni, vaid see vastuse, et ei olnud head ideed, tulenes sellest, et ei olnud piisavalt informatsiooni, milles on ikkagi eesmärk, mida me tahame saavutada, mis on see soovitud tulemus ideaalis, kuhu me tahame jõuda. Ja see kehtib ka muudel loomingulistel aladel, vähemalt ma võin seda oma kogemuse pinnalt öelda, et kas või oma viimast näidendit kirjutades ma käsitlesin temaatikat, mis ei olnud mulle üldsegi tuttav, pigem psühholoogia valdkonda kuuluv problemaatika ja ma oma loomulikust intelligentsist ei oleks midagi suutnud nagu kokku kirjutada ja mul oli vaja sellesse teemasse sisse elada ja lugeda, teha uurimustööd ühesõnaga seni, kuni mingisugused punktid, mis muidu asetsesid üksteisest üsna kaugel, ma hakkasin nägema mingeid liite kohti järsku ja siis, kui ma suutsin hakata lapse kombel tõmbama neid jooni nende punktide vahel ja kokku tuli mingisugune pilt järsku, et siis ma sain aru, et okei. Ja see oligi kokkuvõttes inspiratsioon siis, aga et selleni jõudmiseks oli vaja koguda informatsiooni või elada teemasse sisse ja ma arvan, et see ongi iga projekti puhul väga erinev, et võib-olla mõne teose puhul ongi vaja lugeda läbi 10 paksu raamatut,
aga võib-olla mõne teose jaoks sul on vaja lihtsalt elus jõuda mingisse punkti või mingisse asupaika, mingisse geograafilisse paika. Et see info kogumine või see kogemuste pagasi kogumine käib iga projekti puhul erinevalt ja iga teos nõuab nagu oma mingit kütust, aga sageli jah, mulle tundub, et see toppamine tuleneb mitte sellest, et ma olen nii saamatu ja ma ei ole piisavalt andekas, vaid lihtsalt mul ei ole veel piisavalt materjali, kust leida üles need punktid, mis hakkavad omavahel järsku haakuma ühel hetkel, kui see materjali kogus on või see kogum on nagu piisavalt mahukas, rikkalik, mitmekesine ja seda kaudu nagu inspireerib. Kui Anna sa olid, kui sa selle romaani alguse kirja panid? 12. 12. No vot, mina ütleks sellele 12-aastasele Mihklile praegu, et anna seda materjali kellelegi lugeda. Või noh, üldse, et kui mingisugune sein tuleb ja see enam ei tea, kuhu edasi, siis on tegelikult väga palju kasu sellest, kui keegi loeb. Ja see ei pea olema juhendaja ega kaaskursuslane. See võib olla, ma ei tea, sõber, vaenlane, kes iganes. Et kursuse jooksul ma küll soovitan, et ärge andke lugeda oma parimale sõbrale või elukaaslasele või kellelegi, kellel on mingisugused emotsionaalsed kohustused sinu suhtes, sellepärast et siis ta ei anna tagasisidet mitte sinu tekstile, vaid ta mõtleb, et mida need minu välja öeldud asjad teevad selle inimesega. Et hästi hea oleks, et kui see oleks selles mõttes nagu inimene, kes tahab ja viitsib sellest tekstist mõelda. Sellepärast, et juba kui keegi ütleb paar asja selle sinu idee alge kohta, siis see juba annab hästi palju, sa saad ise aru, võt, ma tahan sinna edasi minna ja see huvitab mind ja tegelikult selles idees on ka veel see olemas ja see aitab hästi palju edasi. Mul on tunne, et sageli materjal ise hakkab ka inspireerima, et kui on juba mingisugune alge olemas, et mitte lihtsalt panna see kõrvale ja nüüd mõtleme, mis edasi saab, et kui sa hakkad ise seda teksti uuesti läbi käima, sealt tuleb juurde. Ja teine mõte, mis ma tahtsin öelda, on see, et teha nagu avatud silmadega ja kõrvadega maailmas ringi käia ja vaadata, kuidas teised inimesed elavad, et me ei kirjuta ainult iseendast, et me kirjutame ka sellest, kuidas inimesed meie ümber elavad ja mis elu nad elavad. Et ka nagu maailma vaadata, ma arvan, et see on väga oluline. Ja veel kolmas asi, mida me võib-olla ei ole täna siin nii väga palju puudutanud, on see, et me jutustame ju seda lugu kellelegi. Et see, kes seda lugu vastu võtab, et me võime mõelda ka seda, et mis elamust me tahame sellele inimesele pakkuda, mitte ainult see, mis see sõnum on või mingisugune teema, vaid mis see elamus on. Et kuidas võiks see publik seda lugu tajuda või kuidas ta seda hakkab vastu võtma, et kas sealt võib omakorda tulla inspiratsiooni. Jah, eks niisugune endale nagu niisuguse hõlbu või vabaduse andmine või mitte liiga palju nagu teinekord see väga suur pingutus, mida ma olen ise kirjutajana tundnud, et ma pean ju hakkama nüüd seda järgmist raamatut kirjutama, aga eks ole, et ei ole nagu õiget idee rahu. Võib-olla seda ideed ei tule kunagi, aga võib-olla tuleb. Et see lugu, et ma hästi jaakun sinuga, et see lugu on hästi tähtis tegelikult, et üks võimalus on see, et mul on see lugu juba peas ja siis on see tüütu asi, et tuleb ära kirjutada, eks ole, et mida Lindgreni kohta räägitakse ju, et ta siis istus vanni maha ja siis hakkas kirjutama, eks ole. Ja et inimestel on erinevad kogemused ja et oluline on ka, et need, kes alles alustavad, et nad teaksid seda, et see ei pea olema ühtemoodi, et teinekord ongi nii, et see lugu, et sul on loo algus ja lihtsalt kirjutamise käigus see lugu hakkab iseennast edasi tegema või et sul on lugu juba otsast lõpuni tegelikult suures piires on välja mõeldud ja siis on vaja see lihtsalt kirja panna, et need on hästi erinevad kogemused ja ma arvan, et iga kogemus on siin ikka suures piires tore kogemus. No nii, pöördume jälle publiku poole, kas teil on tekkinud küsimusi? Ja siin on käsi püsti tagarjas. Oota, ma kordan. Toimida, aga ta on suhteliselt kehvasti kirjutatud. Kas te saadaksite autorile näiteks
võtaksite appi varikirjutaja või siis eriti head toimetajad ja laseksite selle loo siis praktide nii-öelda ära vormistada? Et kirjastuste praktikas on mõlemad. Kumba teie teeks? Ma kordan selle küsimuse, et ka need, kes nii-öelda veebi vahendusel vaatavad. Küsimus on selles, et kui autor saadab teksti, kus idee või see alge on hästi hea, aga see lugu ei ole hästi kirja pandud, siis kas te ikkagi töötate autoriga kogu aeg, annate talle tagasisidet, see võib väga kaua aega võtta, võib-olla ei liigu nii edukalt edasi, või te ühel hetkel mõtlete, et aga parem aitame teda ühe hea toimetajaga, aitame, et see tekst jõuaks valmis tõesti. Või lausa variautoriga lihtsalt sellepärast, et tekst jõuaks inimesteni, see hea idee, see hea mõte, et Tiina tõi just näite, et kirjastuste puhul on nagu mõlemat käitumist tuleb ette või mõlemat stiili tuleb ette. Mulle tundub, et keegi väga ei taha vastata sellele küsimusele, aga ma lihtsalt ütlen oma mõtte, et mul ei ole kirjastajana kogemust ja ma üldse ei kujuta ette sellist olukorda, aga ma arvan, et seal tuleb ikkagi inimestega rääkima hakata, et mis on mingisuguse osapoole huvid, et kui oluline see kirjastusele on see romaan välja anda, kui kaugel autor on nõus minema, et keegi teine sekkub tema teksti, keegi teine autor, see õiguste teema on ju väga suur. Eetiline on see, et mida autor lubab, et kui see on minu idee, ja ma olen selle kirjutanud ja näiteks ütleme sinule, see üldse ei meeldi, siis see on ikkagi, see peab, et kui nagu mina kirjutasin ju selle, siis võib-olla ma ei taha, et keegi seda kirjutab, aga võib-olla ma tahan, et see lugu jõuab maailma ikkagi teiste lugejateni ja kui on selline teine autor, kelle stiil mulle meeldib, kellega ma olen nõus koos töötama, see on puhtalt läbirääkimiste asi, ma arvan, et siin on väga keeruline öelda mingisugust kindlat vastust. No, mul on kirjastajatega palju kogemusi tänu enda raamatute ilmumisele nii isiklikke kui ka üldisemaid, aga et üldiselt mulle tundub, et kirjastajad, hea kirjastaja tunnus on ikkagi see, et kui talle tuleb üks käsikiri, siis kui ta on kogenud kirjastaja, siis ta tunneb ära, et kas sellest saab midagi või sellest ei saa midagi. Ja see, kus ta tunneb, et sellest ei saa midagi, selle ta saadab lihtsalt tagasi tänusõnadega, mis ei tähenda seda, et seesama autor ei võiks minna teise, kolmandasse, neljandasse kirjastusse ja võib-olla see raamat ikkagi ilmub, sest mõnda teist kirjastajat see raamat samal ajal kõnetas, eks ole. Aga et sest varjude teemadest, et siin ma ei ole üldse pädev, et seda ma ei puuduta, aga et see on ju kirjastuse praktikas ikkagi hästi levinud, et kui tekst on nagu jätab stilistiliselt soovida, tekst ei voola hästi, see lugu on konarlikult kirja pandud, siis kuldaväärt toimetaja võib väga palju siin aidata, aga et see on nagu omaette tegemine, omaette töö, aga et üks ja teine raamat on ju ikkagi niimoodi ilmunudki, et see algtekst ei ole olnud väga hea, aga koos hea toimetajaga koostöös on sellest raamatust, sellest tekstist lõpuks saanud päris hea, päris loetav, päris müüdav raamat, nii et see on tavaline kirjastuste praktika, mina tean seda. Ma selles mõttes natuke provotseerin selle koha pealt, et kas see nagu põhimõte, teie põhimõtte vastu võtta juhendajana kohati ka toimetaja rolli? Või te ikkagi ütlete, et ei, sellist ülesannet mina endale mitte mingil juhul ei võta juhendajana, loovkirjutamise õpetajana? Mina ei võta, et mul on pakutud mitmel korral, aga ma suunan kohe kirjastusse. Teistel sama lugu? Mulle tundub, et see lootoimetaja, siin on nagu kirjanduses ja stsenaristikas on võib-olla natuke mingisugused erinevused selles ametinimetuse, mida seal tehakse. Et minu jaoks on see stsenaariumitoimetaja, lootoimetaja töö väga sarnane sellele, mis ma teen juhendajana. Aga ma tahaks veel selle kommentaariks öelda, et ma olen nõus Siretiga, et see oleneb sellest, millega autor nõus on. Siis mulle tundub, kui vägivaldselt leida variautoreid ja toimetajaid ja teha sellest midagi muud, et see lugu muutub nagu tooteks, et ta ei ole enam selle inimese looming, et sellel inimesel oli midagi südamel ja et see on tema häälega.
vaid et see on toode, et mulle meenutab see nagu Hollywoodi süsteemi, kus on niimoodi, et produtsendid, nad lasevad 2 erineval stsenaristil kirjutada sama lugu, ilma et need stsenaristid teaksid üksteise kohta ja siis palkavad nende teadmata veel 3. stsenaristi, kes võtab mõlema stsenaariumist need paremad palad ja sealt tuleb selline konstruitoode, mille eesmärk on ainult saali istekohti täita kinosaalis. Et siin on võib-olla siis selle kirjastaja enda eesmärgi, et kas nad tahavad sellist teha kommertsi või on see nagu pigem loominguline lähenemine. Aga aus mäng on kõige olulisem. Lihtsalt et tõesti, kui võtta mingisugune variautor, siis tundub, et selle stsenaarium, mis sellel kirjastajal oleks hästi oluline roll kommunikeerida autorile, et vaata, nüüd toimub see. Nojah. Okei. See on autori küsimus ju, autor otsustab seda. Autor on selles mõttes täiesti püha lehm ju, eks ole, et kui keegi ei lähe minu teksti kallale, kui mina ütlen, et ei. Lihtsalt, et see hind võib olla see, et see ei ilmu. Aga et looja ongi väga õrn ja väga tundlik. Ma olen ise seda üsna mitmel korral üle elanud, et kirjast ütleb mulle, et kuule. See struktuur sind selle koha peal sul logiseb. Ei logiseda midagi, aga mõtlen 2 päeva, siis ütlen, logiseb ju. Nii, hakkame parandama. Ma võtan kiiresti teise küsimusega. Jaa, ma mõtlesin seda, et noortel autoritel on tihti probleemiks see, et elukogemust pole. Ma ise tunnen seda ka, et kui ma istun laua aeg, siis mul tihti jookseb nagu mõte kinni, et mis võiks olla, ma küsin siis niiviisi, et mis on teil olnud selline kirjaniku välitöö, et kuhu maani te olete läinud selleks, et saada mingit kogemust? Ma kordan lihtsalt küsimuse, et noorel inimesel võib-olla ei ole nii palju elukogemust kui mõnel teisel ja küsimus on siis, et kui kaugele minna sellega ja kas teil on mingi näide, kui kaugele te olete läinud, et mingi teema kohta infot saada? Ütlesin enam-vähem õigesti. Ja kogemust just nimelt saada. Mis on kõige ekstreemsem näide? Mulle meenuvad õpetaja Kalju Komissarovi sõnad tavaliselt sellist, kui kerkivad mingid sellised teemad, et ühes näitlemistunnis kuidagi, ühesõnaga, et üldse nagu ta ei sallinud nagu rumalaid näitlejaid või näitlejaid, kes arvasid, et nende nagu särast puhtalt piisab, et ta ikka tahtis, et inimesed loeksid raamatuid ja oleksid kursis, mis toimub väljaspool teatrisaali, et mis maailmas üldse toimub ja mis ühiskonnas toimub. Ja siis tal oli siuke lause, et inimene saab mõelda ainult sellest, mida ta teab. Inimene ei saa mõelda sellest, mida ta ei tea. Ja sinna otsa käis siis see järgmine tarkusetera või nõuanne, et kui sa elad nagu hernetera suuruses maailmas, et su teadmised on nii väiksed, et nad mahuvad hernetera sisse, siis kogu see maailm ongi see hernetera, aga kui sa oma teadmisi laiendad, siis sa suudad ka mõelda laiemalt ja sa eladki ka suuremas maailmas, sul on nagu hingamisruumi ja seda mõtlemisruumi rohkem ja siit me jõuamegi selle nagu lugemise juurde, on ju, et mida rohkem kuidagi lasta endast läbi erinevaid hääli, erinevaid, ma ei tea, ajastuid, temaatikaid, käsitlusi, siis see paratamatult kuidagi avardab seda mõtteruumi ja lõpuks kuidagi väljendub ka inimese enda loomingus. Ja ma kirjutama, kui ma alustasin kirjutamist ja esimesed asjad ilmusid kuskil Värskes Rõhus ja nii, siis ma mäletan küll mingit sükest kuskilt kostus mingit nagu nurinat, et see on nii noortekeskne ja kuidagi, ja siis ma tundsin ka kohe nagu mingit süütunnet, et tõesti on nagu, et mul ei ole ühtegi 75-aastast peategelast, et kuidagi, et ma vist ei tohiks kirjutada, ma peaks ootama, kuni ma tean kõikide vanuserühmade kohta midagi ja siis hakkan alles rääkima, sest siis ma saan rääkida kõigist korraga, nagu saan selle panoraamse, selle suure loo nagu ära rääkida. Ja see võttis päris palju aega, et sellest krambist nagu üle saada ja leppida sellega, et oot, jällegi ikkagi tagasi selle Komissarovi lause juurde, et ma saan ikkagi mõelda ju ainult sellest, mida ma tean ja kas ma siis, mis hetkel tuleb siis see kohtunik, kes ütleb, et
nii, väga hea, nüüd sa tead piisavalt, nüüd hakka kirjutama, et praegu ma näen, et sul see mõõdik on ilusti täis, et nüüd kirjuta, sest praegu on see kriitiline mass teadmisi, sul on nüüd olemas, on ju. Et igal ajahetkel me ju oleme need, kes me oleme ja järgmisel ajahetkel me oleme juba mingid uued inimesed ja vaatame oma eelmistele töödele tagasi kuidagi niimoodi, et võib-olla isegi mingi kerge siukse piinlikkustundega, et issand, kuidas ma nii võisin mõelda, aga ja kirjutades see on eriti ränk, sest et näitlejana sa võid oma rollid nagu ära teha seal laval kuidagi noore ja toorena ja kui need olid näiteks kuidagi kehvad ja vanemana sa oled nagu küpsem ja parem, siis keegi nagu ei mäleta, et sa kunagi olid laval ka kohutavalt halb. Aga kirjanikuna on see jälg nagu jääb nagu maha, et mind juba häirib, et endiselt on nagu, et ma ei tea, õpilased koolides saavad raamatukogust võtta mingeid mu esimesi tekste nagu, sest mulle tundub, et nad ei tohiks näha neid. Aga et see on nagu see kuidagi avalikkuse ees nagu üleskasvamine ja see, et see mingi jälg jääb, see on nagu hästi nagu kohati nagu ebameeldiv. Aga jah, et ma ei teagi, nagu ma arvan, et ma ei ole läinud mingitesse nagu ekstreemsetesse kaugustesse puhtalt selleks, et saada mingit avaramat, rohkem ideid või midagi, pigem võib-olla kirjutamine iseenesest on niisugune tegevus, et kui sul see kiiks juba on, siis sa oled nii uudishimulik, et sa kipud võib-olla elus tegema mingeid ebakonventsionaalseid valikuid või kuidagi noh, ma ei tea, kuidagi, et kipud nagu sattuma olukordadesse, kuhu võib-olla alalhoidlikumad inimesed ei satu ja see juba iseenesest kuidagi viib mingitesse seisunditesse ja kontekstidesse ja olukordadesse, mis nagu lõppkokkuvõttes on ainult kasuks nagu loo jutustajale, aga noh, puhtalt selle nimel, et saada hea lugu, hakata nagu mingeid inimsuhteid looma ja kolima kuskilt mingitesse teistesse riikidesse tundub veidi sihuke ebaterve. Jah, mul on, kui mu abikaasa vahel satub arvutis minu mingite asjade peale, siis ta on väga kohkunud ja ma selgitan, ei, ma teen uurimustööd. Ja ta on väga raske sellest aru saada. Aga kirjanik töötab ju alati. Kirjanik töötab alati ja iga teema on kuidagi kasulik. Mul on äärmiselt kahju, et me peame praegu selle vestluse kokku tõmbama, lihtsalt siin tulevad töötad juba peale. Suured tänud Meelike, suured tänud Jim, Margit, Siret, aitäh teile! Aitäh!